Eesti on jätkuvalt edasi Istanbuli konventsiooni liige, nii otsustas täna Riigikogu, kuigi EKRE eestvedamisel tehti ettepanek, et Eesti astuks sealt välja. No Monika Helme, millises maailmas nüüd teie vaate järgi me peame Eestis edasi elama? Aga samasuguses silmakirjalikus maailmas, kus räägitakse naiste kaitsmisest, perevägivalla, lähisuhtevägivalla eest, aga tegelikult mitte midagi ei tehta, eks ole, rahastust pole juurde antud, eks ole, naiste varjupaigad kiratsevad, lähivägivalla numbrid muudkui kasvavad, aga ministrid, eks ole, kes on nendest samadest erakondadest, kes praegu selle denonsseerimise maha hääletasid, nende teha see oleks ja nad ei tee ikkagi mitte midagi, ainult räägivad. Nii, no Reformierakond on väga aktiivselt kaitsnud selles konventsioonis olemist. No kuidas kommenteerida seda nüüd etteheidet, et ega reaalselt midagi ei tehta ja see konventsioon on lihtsalt poos? Mul on hästi hea meel, et tugev enamus Riigikogust täna toetas Istanbuli konventsiooni jäämist. Me oleme inimõigusi austavate riikide seas jätkuvalt ja selle üle mul hästi hea meel. See, et midagi ei tehta, alati saab teha rohkem, aga ma tuletan siiski meelde, et ohvriabiseadus, mis sai ka minu ministriks oleku ajal värskendusi, on maailmas tegelikult ja eriti Euroopa Liidu riikide seas eeskujuks ja eeskujuks sellepärast, et kui ohvriabi enamasti on mittetulundussektori teha, siis Eestis on see riiklik süsteem. Teie ja veel mõned isamaalased hääletasid nüüd konventsioonist väljaastumise vastu, enamus isamaalasi oli kadunud, miks? Me ei taha selles äärmuste vahelises ideoloogilises võitluses osaleda. Loomulikult on sellel konventsioonil oma puudused. Rahvusvaheline konventsioon kunagi sellega ühineti, aga praegu on see üles võetud see teema kindlasti valimiseelse sellise ideoloogilise äärmuste vahelise võitlusega, et saaks silma paista, nii et me ei tahtnud selles kismas osaleda. Ma arvan, et see on ausalt öeldes asendustegevus. Meil on väga palju muresi, millega me peame tegelema, majandusteemad, me räägime demograafilisest kriisis, millega tegelikult Keskerakond pidevalt tegeleb ja kõik ülejäänud kunstlikult üles tõstatada, ma arvan, et meil ei ole aega selleks. Ega siin ju kõnedes ka need nii-öelda liberaalid koalitsioonipoliitikud tegid kogu aeg vihjeid, et ega siis nüüd ometi Keskerakond ja Isamaa ei ekrestu. Eks nad siis lõid ju põnnama.